Tere hommikust ja kaunist kevadist pühapäeva. On tõeliselt esimene soe kevadine pühapäev. Täna on 2. aprill, uue kuu algus. On kätte jõudnud jürikuu. Ja kirikuaastas oleme jõudnud paastoja 5. pühapäevani, mis tähendab, et järgmisel pühapäeval on juba palmikuude püha. Tänase pühapäeva teemaks ongi annatuste pühapäev ja pühapäeva juhtsalmiks on salm Matteuse evangeeliumist, kus Jeesus ütleb: inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Me kasutame täna lauluraamatuid ja laulame peatselt esimese laulu, nendest 195. Täna teenib kaasa koguduse abiõpetaja Tiina Ool, orgelil Rita Naaber ja viiulil täna soleerib Erki Aavik. Me kuulemegi ka kohe alguses esimest viiulipala ja jumalateenistuse keskel teenib Erki viiuliga kaasa. Soovin kõigile siin olijatele ja selle teenistuse jälgijatele Jumala õnnistust.
rahva vastu. Läkitama valgus ja tõde, need juhatagu mind sinu hoonetesse, et ma tulen Jumala altari ette, Jumala juurde, kes on mu suur rõõm, ja tänan sind, oh Jumal. Meil on niisugune ülempreester, kes on püha, süütu, puhas, eraldatud patustest ja kõrgem kui taevad. Sellepärast võib ta täielikult õndsaks teha need, kes tema läbi Jumala juurde tulevad. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Laulik ütleb, mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu. Päästa mind petise ja ülekohtuse mehe käest, sest sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse, mispärast sa tõukasid mu ära. Miks ma pean ikka kurvalt käima oma vaenlase surve all? Läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind. Need viigu mind sinu pühale mäele ja su hoonetesse, et ma tuleksin Jumala altari äärde, Jumala ette, kes on mu ülim rõõm ja tänaksin vandega sind, oh Jumal, minu Jumal. Miks sa oled nii rõhutud mu hing ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumal. Saame istuda. Oleme praegu paastu ajas ja paljude inimeste jaoks seostub sõna paast millegi kurva ja rusuvaga. Et see on nagu aeg, kus peaks millestki ilma jääma ja meeleparandus peaks kokku kuuluma rõhutud olekuga. Ometi on Jeesus öelnud, kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Nii peaksime me paastuaega võtma kui ühte rõõmsat ettevalmistust ülestõusmispühadeks. Ettevalmistust, mille jooksul saame teha suur puhastus mitte ainult oma kodudes, hoonetes, tubades, vaid eelkõige oma südametes, saame vabaneda nendest koormatest, mis on tegelikult rusuva meeleolu põhjuseks. Jah, rusu meeleolu võib olla ka sellisel ilusal säraval kevadpäeval. Me ei saa neid alati tellida rõõmsaid päevi endale oma soovi kohaselt ja vastavalt kalendrile. Ikka on vahel nii, nagu kurgab ka laulik. Miks sa oled nii rõhutud mu hing ja nii rahutu mu sees? Ja laulik ütleb kohe ka vastuse oma küsimusele. Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada. Aga oodata tänapäeva kärsitus ja kiirustavas maailmas ei ole sugugi lihtne. Oodata kannatlikult, ka siis, kui on kannatus, on väga raske. Need sõnad nagu ei puudukski kokku, kannatused ja kannatlikkus. Aga just nendel ängineis päevadel me ihkame neid hetki, kui tahame tunda Jumala ligiolu, tema puudutust ja saada sealt rahu oma südamesse. Piibel räägib meile lootusest, mis annab meile jõudu ka kannatustes ja annab meile kannatlikkust. Aga see lootus ei tähenda lihtsalt juhuslikku õnne, see lootus räägib meile fokusseeritud usust Jeesusesse, Kristusesse, kes ütleb, mina olen maailma valgus,
kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on eluvalgus. Jeesus on ka öelnud, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja just temast räägib laulid meile ka täna, kui ta ütleb, läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind. Jeesus saab meid juhtida Jumala juurde, kus on ülim rõõm ja rahu, kus me saame teda lauluga tänada ja ülistada. Ja siis on tõeliselt särav kevad ka meie südameis, mitte ainult kalendris, õues ja looduses. Me saame olla Kristuse valguses, tema juhtimisel tulla rõõmuallika juurde. Selleks pangem aga maha oma koormat. Palugem andeks oma patud, mis lahutavad meid Jumalast. Tõuseme ja palume. Kõige vääline Jumal, alastaja Isa, mina, vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patu üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind, sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle, patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armus püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Ja palve, siis kostke jah. Ja. Selle teie tunnistuse ja palve peale kuulutan ma teile, kes te oma pattu kahetsete ja usus me Issanda Jeesuse Kristuse lunastustööl oma lootuse panete, oma patud tahate maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Teile kuulutan kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane, Jumala armu ja mõistan teid Issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist teie pattudest lahti, Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.
efeslastele teises peatükis 12. salmist edasi. Apostel kirjutab: teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotluse lepingule. Teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi, sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu. Kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks, tehes rahu, ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu. See on Jumala sõna. Tõuseme kuulama tänase pühapäeva evangeeliumit. Luuka rõõmusõnumi 13. peatüki 31.–35. salmini. Tol samal ajal tulid mõned fariserid ja ütlesid Jeesusele: lahku siit ja mine teele, sest Herodes tahab sind tappa. Aga tema ütles neile: minge ja ütelge sellele rebasele: vaata, ma kihutan kurja vaime välja ja teen terveks täna ja homme ning 3. päeval jõuan ma kõigega lõpule. Siiski ma pean rändama veel täna ja homme ja ülehomme, sest ei sobi, et prohvet hukataks mujal kui Jeruusalemmas. Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otse kui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse maha. Aga ma ütlen teile, te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, et te ütlete: õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel. See on püha evangeelium. Saame istuda, enne kui me jätkame lauluga 75, kus laulame 3 esimest salmi, kuuleme kuuldud evangeeliumi alusel muusikalist mõtisklust viiulil. Thank you.
kes ütleb, inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu nunnaks paljude eest. Palun istuge. Tänase kannatuse pühapäeva evangeeliumiks on lõik Luuka evangeeliumist, kus Jeruusalemma teel olev Jeesus on mägede piirkonnast jõudnud alale, mis on Herodes Antipase võimupiirkond. Sel ajal tulid mõned variserid ja ütlesid talle, lahku siit ja mine teele, sest Herodes tahab sind tappa. Mida teeksime meie, kui keegi tuleks meile sellise sõnumiga? Kas me tunneme ennast süüdi või tunneme ennast ohustatuna? Kui mõelda sellele, et me ei ole õigustatud süüdi, nii nagu vist tunda ka Jeesus, aga kes teadis, et tal on vaenlasi tema otsekoheste sõnade ja tegude tõttu, siis kuidas võiksime käituda meie? See on selline teoreetiline küsimus, aga see on ju otsene ähvardus või hoiatus. See kindlasti ei jäta meid ükskõikseks. Tihti Jeesuse suhtes kriitiliste variseride motiive on keeruline hinnata. Nad võisid olla Jeesuse kui Jeesuse poolel, erinevalt siis Herodesest, kes oli võõramaalane, ta oli idumealane, ei olnud päris rahva hulgast. See oli ka üks põhjus, miks ta tundis ennast kogu aeg ebakindlalt. Ja võib-olla nad soovisid nii-öelda, kui oht lähtub väljaspoolt, siis olenemata sellest, mis erakonnast keegi on, siis ikkagi leitakse üksmeel, kuna vaenlane lähtub väljaspoolt. Nad võisid Jeesust hoiatada selle kuninga plaanidest, sest risti Johannes oli juba tema kaudu oma pea kaotanud võimumängudes. Võib-olla oli aga tegu Herodese teadlike või ebateadlike saadikutega, ehk ei soovinud vürst pärast kogemust Johannesega, sest me teame, et ta vähemalt kirjanike allikate tõttu ka kartis Johannest, isegi juba surnuna. Ta võis kahetseda seda, mida ta oli lubanud teha. Ta ei tahtnud sama korrata, tahtis pigem ebameeldivast prohvetist vabaneda, et ta ei peaks samasugusesse olukorda sattuma nagu Johannese puhul. Juudi ajaloolane Joosefus nimetab Herodest üllataval kombel rahuarmastavaks ehk selliseks kompromisse tegevaks poliitikuks, kes püüdis iga hinnaga vältida kõiki konflikte ja konflikte ei väldita ainult neid lahendades, vaid püüdes ka neid ennetada. Jeesus aga on Taaveti soost juuda lõvi võrdkuju, keda peeti rahva hulgas messiaks. Ja just see säde võis valitseja arvates südata suure tulekahju. Kartes rahutuste süttimist võis ta kasutada varisere, et ähvardada Jeesust. Variserid võisid omakorda olla valmis kohalikku kuningat aitama, lootes mõjutada Jeesust minema Juudamaale, kus neil endil oli rohkem võimu, et nagu siis suunata nagu kala võrku. Jeesuse hilisemas kannatusloos on Herodes ainus inimene, kellele ei saa Jeesuse poolt osaks ühtegi sõna.
Selles väljendub Jumala poja kohtuotsus inimese üle, kes on oma südame teinud kõvaks või kes, nagu võime lugeda evangeeliumitest, soovib näha üksnes imesid. Kuna ta on kuulnud, et too inimene või prohvet neid on teinud. Kui me võtame Jumala häält kuulda ka siis, kui see meid kutsub ja manitseb, on meie asjalood veel väga hästi. Et kui sa tunned, et sa oled millestki eksinud, kui sa oled valmis seda eksimust heastama või seda kahetsema, siis Jumala sõna või sinu südametunnistus kõnetab sind. Kui Jumal meiega enam ei räägi ja meile nagu üldse korda ei lähe, siis on vägagi põhjust muretsemiseks ja need, kes annavad vaimulikku nõu, peaksid seda silmas pidama. Vaikimine jääb nii-öelda piltlikult Damoklese mõõgana rippuma ka Herodese kohale. Samas näitab Jeesus nii talle kui tema hingesugulastele, kuidas üks õige kuningas oma rahva heaks tegutseb. Isegi siis, kui ta läheb vastu oma kannatustele, hoolib ta inimestest ja tervendab neid, keda vaevavad haigused ja kurja meelevald. Need inimesed on kõik enne Jeesusega kohtumist Herodese alamad. Pärast kohtumist on nad tundma õppinud aga kuningate kuningat. Et siis õige meelevald ei põhine välisel võimul, vaid ligimese teenimisel. Jeesus ütleb teisal, mida te iganes olete teinud minu vähematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Sellepärast on ta tulnud inimese pojana. Jeesus ütleb neile, minge ja ütelge sellele rebasele, vaata, ma kihutan kurja vaime välja ja teen terveks täna ja homme ning 3. päeval jõuan ma kõigega lõpule. Selle erinevate aja määratluste kaudu tuleb meelde see sõna, Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti, mis on siia seinale meile kirjutatud. Jumal on endiselt hea tervise juures, ütlevad mõned noored selle kohta, kui keegi nende sõpradest Jumala olemasolus kahtleb või tema imetegusid ootab. Kuuldes variseridelt mitte just sõbralikke sõnumeid, tõlgendab Jeesus sedalaadi infot Herodese kavalusele. Nii et rebane, reinuvader rebane on kaval loom, et see on selline vana arusaam, kaval nagu rebane, ta niimoodi ikka vaikselt nuusib ja nuusutab ja nuusib, et saaks ikka selle kanafarmi ümber mõne augu leida, kus sisse pääseda. Herodeseks rebaseks nimetamine ei tähenda ainult teatud inimeste kavalust, vaid ka inimest, kellel puudub, me nimetasime Herodes kuningaks, kellel puudub väärikus, kellel puudub selline kuninglikkus, rüütellikkus. Või nii nagu eile oli see 1. aprill, tuleb meelde just ütlemine, et kui vanaproua tuleb bussi ja mehed, vanemad, mehed ka natuke nooremad kui vanaprouast istuvad, vanaproua ütleb, kas siin džentelmenne ei olegi? Siis mehed ütlevad, me oleme kõik džentelmenid, aga vabu koht ei ole. Et selline väärikus oleks nagu, peaks olema omane, sirgjoonelisus peaks olema omane valitseja.
autunne, au küsimus on üks olulisem küsimus, mis läbi ajaloo domineerib ja mille pärast on ka palju sõdinud. Muide ka au küsimus kahjuks oli esimese maailmasõja puhkemise põhjuseks. Aga selles mõttes võtame need kaks pilti, rebane ja lõvi. Rebane on lõvi vastu. Rebane juba oma jõud jääb lõvile alla, seda peab ikka kavaldama ja muinasjuttudest oleme neid lugusid kuulnud. Jeesuse vastus, mis pidi jõudma ka Herodese kõrvu, oli sisuliselt selline: ma lähen siis, kui see mulle sobib ja ma lähen. Kui ma lähen, siis ma ei lähe mitte sellepärast, et ma sind kardan. Jeesus peab lahus poliitilistest tegudest tegema veel mõni aeg talle Jumala poolt antud meelevallaga tööd. Nii ihu kui vaimu ehk inimeste tervendajana. Seda aega, mis talle selleks ülesandeks on antud, ei ole jäänud enam palju. Kristlastest lugejatele tähendas kõigega lõpule jõudmist nii Jumalalt antud töö lõpule viimist kui ka vihjed selle maailma maha jätmisel. Keegi meist ei ole selles maailmas igavene. Ja igaüks peab endalt küsima mingil hetkel oma elus, mis jääb minust maha, mis on see, mida minust meenutatakse. Ja kas on see minu muusika, kas need on minu luuletused, kas see on minu töö, mida ma olen teinud, kas need on minu hobid või harrastused, mitme näiteks tuntud vaimuliku puhul ei ole see mitte tema vaimuliku töö, mulle tundub, vähemalt kui lugeda ajaloolaamatuid, vaid on just tema hobid või harrastused, kuigi meenutatakse, et jah, ta oli pastor. Mis on see, mis minust maha jääb? Tartu Ülikooli dotsent Tõnu Lehtsaar on öelnud, ta loodab, et need on tema raamatud, mida ta on kirjutanud ja et kui need on head raamatud, mitte kõik, aga kui mõni on hea raamat, et siis üliõpilased loevad neid edaspidi ja saavad siis kasulikku selleks, et oma kooli töid teha ja saada haridus. Mis on aga see minu elu ülesanne? Tõnu Lehtsaar ise vastab sellele ühelauseliselt, et ma saaksin õndsaks, et ma jõuaksin Jumala juurde. Siiski, ütleb Jeesus, pean ma rändama veel täna ja homme ja ülehomme, sest ei sobi, et prohvet hukataks mujal kui Jeruusalemmas. Jeesuse ülesande lõpetamine on Jumala käes. Veel Getsemanis ju Jeesus tegelikult ta ei kahtle, aga ta ütleb, et sünniks Jumala tahtmine. See karikas on raske, aga ta alistub sellele tahtmisele. Herodesel ega teistel valitsejatel ei olnud tema saatuses mingit sõnaõigust. Nad olid parimal juhul Jumala enda tööriistad. Omamoodi traagiline aktsent on aga Jeesuse sõnadel, kus ta annab mõista, et kohalikul kuningal ei ole põhjust tema hinge eest muretsemisele, kuna tema verele on eesõigus Jeruusalemmas. Meil on võib-olla raske mõista seda Jeruusalemma tähendust, kui me oleme või lugenud või kuulnud või keegi seal ka käinud, siis me aimame, aga see ei ole lihtsalt linn, see on rohkem kui sümbol. Võib-olla midagi sellest me mõistame, kui keegi, kes on elanud oma elu väljaspool kodulinna või kodumaad, ta soovib, et tema põrm viiks või saaks puhkama pandud tema kodumaa mulda või kodukihelkonna kalmistut, et ta tahab oma elu viimase osa, mõni tuleb ka elama, eks ju, näiteks Saaremaal, väga paljud tulevad elama, kuna nad tunnevad, et nad tahavad siin elada. Elu ja töö ei ole
võimaldanud seda, aga siis esimesel võimalusel nad tulevad siia. Nii nagu olgu see või meie praegune valdade ühendaja Alo Heinsaar, kes ütleb, et ta tundis, et see on tema võimalus, olgu, et ta on seisnud nii-öelda kõigile Eesti kontekstis valitsejatele, nende nõuandjatena, nende paremal käel, aga see Saaremaa on midagi, mis on teda kutsunud, ta tahab siin olla ja saab siin ka praegu tööd teha. Aga Jeesuse teekonna eesmärk Jeruusalemm on kogu tollaegse usu süda. Siin või seal siis kujundatakse rahva ja selle prohvetite saatus. Keegi on öelnud niimoodi, et see on minu elu saatus. Mõni romantiline armast ütleb, sina oled minu elu saatus. Ilusti öeldud. Aga et mingi linn võiks olla minu elu saatus, see juba nõuab nagu mõtlemist. Jeruusalemm on prohvetite saatus. Kui me seda ütleme, siis me mõtleme väga paljude prohvetite saatusele. Seal tegutses ka vanemate suurkogu ehk Süneedrion, kelle ees kuulati üle ka Jeesust ja varem teisi prohveteid. Just seal kujunes või kujundati juutide hoiak, mis viis Jeesuse kannatuse ja surmani, mis omakorda viis täide Jumala plaani Messia heaks. Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otse kui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga sa ei ole tahtnud. Salmis 57 öeldakse, ole mulle armuline Jumal, sest sinu juures otsib mu hing pelgupaika ja ma kipun su tiibade varju, kuni õnnetus möödub. Jeesuse sõnade kohaselt oli pühale linnale omane Jumala sõnumi toojaid hüljata ja neid isegi hukata. Olgu siis tegu prohvetite või teiste saadikutega, keda Jumal on läkitanud. Ja ometi hüljanud Jeesus Jeruusalemma kohe. Ta oli sageli soovinud koguda linna elanike kokku nagu lapsi, aga nad polnud tahtnud tulla. Tähelepanuväärne on, et nii nagu prohvet Jeremia oli üle 600 aasta varem ennustanud selle usulise keskuse saatust 40 aastat enne, kui ennustus täitus, siis samal kombel kuulutab Jeesus mitmel korral Jeruusalemma hävingut täpselt 40 aastat enne, kui see ennustus täitus. Küllap on nii, et Jumal annab igale inimesele ja rahvale oma kutsumise aja ja sellest peab ühel või teisel juhul üksik inimene, aga ka rahvas oma otsuse eest ise vastutama. Hommikul helistas mulle kogudusliige ja palus eestpalvet. Tervis on nii vilets, et ei saa enam tulla. Lapsed on Jumalast kaugel. Veel enam, emal on suur mure laste pärast. Aga ta ise on aastakümneid Jumalat palunud. Lõpuks on ainult üks soov, Jumal, võta mind juba siit ära. Aga miks ta siis ei ole kutsunud lapsi? Kui ta on kutsunud, miks lapsed ei ole seda kuulda võtnud? Need ja teised küsimused vaevavad meid. Jumalal ei ole lapselapsi, tal on ainult lapsed, on öeldud. Igaüks peab Jumalat sündima, Jumalat kuulda võtma, teda vastu võtma. Nii ei ole sugugi loomulik, et lapsed järgivad samu põhimõtteid ja usuvad sama, mida vanemad. Küll, et see on vanemate soov, küllap vanemad on nii paljus ka uhked oma
laste või lastelaste peale, kes on midagi rohkemat saavutanud või teinud kui nemad või kui nad jagavad nende arusaamasid, põhimõtteid, on ära tundnud, mis on hea. Eks ikka lapsed sõdivad oma vanemate põhimõtete vastu ja 20-aastane ütleb 40-aastasele isale, et isa on ajast maha jäänud, ta ei saa aru, mida ma mõtlen, aga 40-aastane laps ütleb, isa on arenenud. Ta on hakanud aru saama, aga isa on ikka ühesugune, aga laps on vahepeal arenenud, on aru saama hakanud. Inimese kutsumine ja vastutus on alati aktuaalne siis, kui me seda kuuleme, nii nagu Paulus ütleb Korintuse kogudusele. Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud sind päästa päeval. Ennäe, nüüd on ülisoodusaeg. Ennäe, nüüd on päästepäev. Jumal ei sunni kedagi seni, kuni kestab armuaeg. Seni on lootust, seni tuleb meil paluda ka emad paluvad oma laste pärast, isad oma lastelaste pärast. Palju muidugi oleneb meie eeskujust ja tihti ka meie usk pannakse proovile. Aga me peaksime tegema vähemalt kõik endast oleneva selleks, et lapsed võiksid seda armu vastu võtta ja kogeda. Et me ka koguduses näeksime nooremate inimeste laste peale kasvamist, mis on ju nii loomulik, et me ka lapsi, kui võimalik, kirikusse kaasa võtame, see ei ole midagi, kui nad natuke ringi liiguvad või natukene häält teevad. Kuid teistsugust suhtumist, kui Jeruusalemma elanikest Jeesuse kaasaegselt väljendas laulik salmis 57, kus juba ütlesime, ole mulle armuline, Jumal, ole mulle armuline. Erinevalt sellest palvest määratakse juutide vastutus oma saatuse eest viimaste sõnadega, teie ei ole seda ahne. Lõpuks ütleb, issand, vaata, teie koda jäetakse maha, aga ma ütlen teile, te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, et te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Kui rahvas on hüljanud elava Jumala, ei ole enam midagi ega kedagi, mis vääraks tema poole suunduvalt õnnetust. Me saame ju, nagu öeldakse, ilma Jumalata väga hästi hakkama, arvavad mõned inimesed. Aga nad ei teagi, nad ei adu seda, et nad elavad ilma Jumala õnnistuseta. Elul võib olla mõte nende enda jaoks, aga nad on Jumalast eemaldunud ja nende elu vilja, see vili, mida nad arvavad viljana, see ei jää püsima. See on nagu Jumala jaoks kibe, see on nagu õun pussitanud või mädanenud. See, mida meie loome või teeme omast jõust, see võib tunduda väga särav ja inimeste poolt tunnustatud, aga kui sellel ei ole seda püsivat vilja, Jumala õnnistus, siis ei ole sellest mingit kasu. See ei pruugi sündida nii ainult igavikus, vaid tihti sünnib see juba selles nähtavas maailmas inimeste endi silme ees. See koda, milles Jeesus räägib, tähendab eeskätt Jeruusalemma templit, aga võib tähendada ka tervet linna ja kogu rahvast. Kõige halvem, mis võib juhtuda, on see, et Jumal jätab maha oma auhiilguse asupaigana tuntud templi ja Jumala vaim lahkub sellest paigast. Mõneks ajaks säilib veel väline vorm ehk Jumala teenistus. Aga kuna Jumalat seal enam ei ole, hävib ilmselt ka väline vorm ehk tempel. Meie ajal on palju selliseid näiteid, et kui mingil põhjusel kaob Jumalat armastav kogudus, kaob hoone, muudetakse selle otstarvet või kaotab ta oma pühaduse ja algse tähenduse. Üks Eesti filmioperaator, kes on õppinud
emigreerunud juba Nõukogude ajal Saksamaale, ütles, et ta tundis ennast võõrana, võõral maal, võõras keelekeskkonnas, ta sai hakkama, aga hinge pidevalt otsides käis ta ka, nagu ikka meie kultuuritraditsioonis, luteri kirikus. Aga selles luterlikus kirikus Jumala sõna enam ei kuulutatud. Seal vaevalt nimetati Jumala nime Jumala teenistusel, seal räägiti kõigest muust, ökoloogiast ja sotsiaalsetest vajadustest, aga ta tundis, et ta vajab seda Jumala sõna, mida seal kahjuks tollel ajal 80ndate alguses enam ta ei kuulnud ja sellepärast hakkas ta käima ühes väikeses katoliku kirikus ja käis seal aastaid ja sai katoliiklaseks. Kui me loobume sellest, mis on kogudusele kõige olemuslikult omasem, siis Jumal lahkub. Ja jääb vaid vorm, jääb vaid parimal juhul kooskäimise tava või klubi, aga kui kaua, see võib kesta ka 30 aastat. Muidugi, mis on märkimisväärne, mis on eriline, Jumal ei jäta maha oma koda. Viimselt tulevad need, kes selle taas üles ehitavad. Ja need imesid juhtub, võtame või Pirita kloostri. 300 aastat ei olnud mitte mingit tegevust vaimulikus mõttes. Ja siis tulid nunna ja ehitasid üles kloostri. Küll teise maja Paremete kõrvale. See on lihtsalt üks näide. See on ka põhjus, miks näiteks õigeusu kirik ei lase oma Paremetesse midagi muud rajada, sest tuleb aeg, kui keegi ehitab need varemed üles. Ja seal hakatakse taas Jumalat teenima. Ei tohiks muuta kirikuid kultuurimajadeks, klubideks, korteriteks või millekski muuks, nii nagu seda on tehtud Euroopas. Seda ohtu muidugi meil ei ole, loodetavasti meil ei ole nii palju kirikuid. Kiriku kõige paremaks hetkeks on see, kui seal kogunevad Jumala kummardajad. Seal luuakse tema auks ja kiituseks, julgustatakse teineteist, inspireeritakse, lobutatakse ja kinnitatakse. Aga seda ei tee mitte meie, vaid tema, kes on selle koja issand. See, kes loodab oma õnnele, jõule, traditsioonidele või sõprade abile, peab varem või hiljem, nii ühel kui teisel juhul jääma tühjade kätega. Kui sellest, mida me ette mõtleme, ütleme ja teeme, ei ole Jumalat, ei ole sellel elu ja õnnistus. Kui Jeesus saabub oma kannatusnädala alguses Jeruusalemma, siis tervitavad teda peamiselt teised palverändurid. Jeruusalemma linna elanikud vaikivad, kuid just nemad esindavad kogu rahvast selle väärikamat osa. Alles aegade lõpus inimese poja taastulekul tunnistab ka Iisrael Jeesust messiana. Johannes ütleb sellest, nad saavad näha seda, kelle nad on läbi torganud. Me tõuseme nüüd ja tunnistame oma apostliku usutunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõige väärisse isasse, taeva ja maa loojasse, ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud Neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surmist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väärise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Palun istuge, laulame 4. salmi 75. laulu.
5 aasta vanuselt ajast igavikku kutsutud Rein Jõgi, kes on sängitatud Kudjape kalmistule, teda leinavad abikaasa, 3 poega, lapselapsed ja õed peredega. Ja 40 päeva on möödunud Rein Männamäe surmast. Ta lahkus 67. eluaastal ja on samuti sängitatud Kudjape kalmistule, teda mälestavad lähedased. Kummardume palveks. Kõige vääriline Jumal, valastaja Isa, sina oled Jeesuse Kristuse läbi surma võitnud ja tõstnud valitsema elu. Me täname sind, et sa oled kutsunud meie kallid uinunud osadusse püha ristimise läbi. Luba neid näha nüüd, millesse nad meie seas elades on uskunud ja tröösti kõiki lähedasi, kes on nende lahkumisest kurvastatud. Aga me täname sind, et sa oled meie kalleid võtnud enda juurde taevasele kodumaale, oled andnud neile siin ajalikus elus jõudu ja pikka meelt ja näidanud ka läbi südame valu igavese lootuse valgus. Kingi issand tarkust ja armu kasutada õigesti aega, mis meil endil on siin alles jäänud. Luba meil küsida, mis on siis see, mis meist maha jääb, mis on sinu tahtmine. Juhata meid kahetsema oma eksimusi. Võib-olla ka head, mida oleme jätnud tegemata. Ja luba meil antud päevade raames teha head ja ka ehitada sinu riiki, valmistada ette sinu taastulemist sinu koguduse kaudu. Tugeda meid siis siin täna ajas oma sõna ja armuvahendite läbi, anna meile jõudu järgida sind, Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Laulame laulu 445, 3 esimest salmi, lahkunute mälestuseks. Aja merre elujõgi voolab kiire käiguga, palju lained silja nägi tõtvad mööda rutuga 445. muusikapala kuulamisega ja peale seda laulame laulu 289. Palvelauluna võtame eest palvesse kogudes õe palve igatsuse järgi Jumala poole ja ta terviski ei ole kõige parem ja palume ka tema laste perede pärast ja jätkame muusikaga.
ja lubasid ta patuste inimeste kohtus surma mõista, et ta meie võlakirja oma surmaga jäädavalt risti külge naelutaks. Aita meil sinu suure armastuse ees jääda vaikseks, usust Kristuse ristist kinni haarata ning end sinu omaks anda. Issand, me kiidame sind. Ava meie südame silmad sinu risti valguses nägema oma eksimusi ning sinu ohvri surmas ära tunda jumaliku armastuse suurust. Anna meile julgust avada sinule oma südame sügavamati supid, tulla oma palvega sinu ette koos kogudusõega paluda igatsuse pärast sinu järel, Issand. Kui see on sinu tahtmine, siis sa võid ka oma sulased enda juurde kutsuda, aga anna oma armust leevendust kogudusõele tema vaevades ja võta kuulda palvet tema laste pärast. Vabasta meid kadedusest, kõrgusest ja ükskõiksusest, armastuse ja vastutustunde puudumisest. Luba, et ükski pühakoda meie pärast ei jääks varemetesse või mahajäetuks. Aita meid tõsises patukahetsuses ja meeleparanduses sinu omaks saada ning sulle järgneda. Issand, kuule meid. Issand, luba, et sõnum ristist jõuaks maailma äärteni ka kõigi nende juurde, kes sind ei tunne või ei julge oma eksimustega sinu ette tulla. Aita vaimulikke ja koguduse vanemaid ja koguduse liikmeid olla ustavad sinu tunnistamisel. Ja ka ristist lähtuvat tunnistust kogu meie maale ja tema rahvale, ka valitsusele ja tema abilistele, et head kavatsused läheksid korda. Seisku sinu rist alati meie silme ees töös ja puhkusel, rõõmus ja raskustes, laste kasvatamisel. Anna jõudu sinu eeskujul kanda risti ja kannatusteski Jumalat austada. Meie vägi ja jõud aita meid. Sinu ristisurm meile ka surmatunnil jõudu, lootust ja rahu, mis meid vabastab hirmust ja meeleheitest ning annab julgust tunnistada, kui elame, siis elame Issandale, kui sureme, siis sureme Issandale. Sinu kätte, Issand, me usaldame oma vaimu, sina oled meid unustanud, sa ustav Jumal, ole ülistatud igavesti.
Ülistame sind, kõige vääriline Jumal, et sa oled meie eest loovutanud oma poja Jeesuse Kristuse, meie päästja, kes annatas end surmani. Me issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, ta võttis leiva, tänas, murdis ja andis ümbritele öeldes: võtke ja sööge, et see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtusöömaaega, tänas, andis selle neile ja ütles: võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Pühitse meile need annid, leib, mida me murrame, kinkigu meile osadust Kristusega. Karikas, millest me joome, ühendagu meid temaga. Mõtle oma kirikule, mis on laiali üle ilma maa ja kogu meid kokku sinu riiki. Sinule olgu kirkus ja au igavesti. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issanda rahulugu teiega, soovigem teineteisele Jumala rahu ja head läbisaamist.
oma pattud ära kannab. Issand, ma ei ole seda väärt, et sa tuled mu juurde, ütle vaid üksainus sõna, siis saab end hing terveks. Issand ütleb, tulge, sest kõik on valmis. Astugem siis altari juurde, kes te soovib teist Issanda lauast osa saada. Lõpetame oma teenistuse ühiselt lauluga 393.
noodal. 55. sünnipäev on olnud Anu Viskusel. Mai Grünthal-Ramst on tähistanud 65. sünnipäeva. 83. eluaasta on täitunud Olga Elfriede Ausil. 84. Õie Kuusel. 86. Asta Saarel. 89. Hellen Põlduril. 90. Selma Ollil ja 93. Linda Ojaäär. Palju kevadisi sünnipäevalapsi. Palju õnne ja Jumala õnnistust. Täna õhtul kell 6:30 on haardused hooldekodus ja kell 6:30 õhtul haardused haiglas. Homme kella 4 on viimane sõna- ja palveringi koosviibimine koguduse majas kell 4. Enne reedel toimunud koguduse kool toimub esmaspäeval ja see on siis homme kella 6 ja vahepeal 5-6 on koguduse nõukogu nende liikmete nõupidamine, kes plaanivad osaleda koolitusel, mis toimub eeloleval laupäeval 8. aprillil. Teisipäeval 4. aprillil kell 6 on naiste ja meeste osadus ja nüüd juhin tähelepanu, et neljapäeval ja reedel on koguduse majas meil erakorralised piibliseminar. Seda viivad läbi Soome piiblikooli vabatahtlik koolitaja Undo Ulkinen, kes räägib ka eesti keeles, ja meie sõpruskoguduse nõukogu liige Pentti Laukanen Espoo Toomkogudusest. Neljapäeval ja reedel kella 6 isegi 8:30 õhtul 2,5 tundi kohvipausiga. Kuid reedel on ka koguduse majas kell 4 noorte tund. Noortejuht osales eelmisel nädalavahetusel noorte seminaril, küllap sealt on palju mida rääkida. Laupäeval 8. aprillil on laste pühapäevakool kell 11 ja nagu öeldud, kella 10:30 on usaldusisikute koolituspäev koguduse majas. Ja täna nädala pärast on siis palmikuude püha jumalateenistus, astume suurde nädalasse ja sellest, mis siis lähemalt juba nädala pärast. Minge rahuga, teenige, mis on